See on lihtsalt üks kõver kollane banaan, aga love it. Mulle on alati meeldinud pigem nagu asjade vorm ja kuju kui see, et kui praktilised nad on. Aga autode puhul ka, et mind väga ei huvita, kui kiire see on. Aga samas 911 on ilus, kiire ja praktiline, kui sa oled piisavalt segane. Kui ma selle auto ostsin, siis ma ei olnud kunagi 911-s istunud, rääkimata sõitmisest. Aga täna 15 000 kilomeetrit selja taga ja ikka veel ootan põnevusega järgmist hetke, millal ma saaks uuesti sõita või tegeleda. See on Porsche 911 SC 82 aasta masin. midagi aastat vana auto. Me kutsume teda küll sidruniks, aga kere on kõver nagu banaan. Ja nüüd on 2 kuud aega, et võtta esiosa tükkideks ja kere sirgeks tõmmata, teha backdate ja whitebody. Ja siis tagasi Euroopasse tripima. Aga muidu ma olen alati olnud pigem seikleja, paar korda hääletanud üle Euroopa ja siis ostsin Volkswagen bussi, milles oli rohkem roostet kui plekki. Aga kõvasti ehitamist ja 6 kuud hiljem tassisin kogu oma elu koos elukaaslase ja kassiga autosse ja panime 6 kuuks Euroopasse, teadmata üldse kuhu me lähme või kui kaua see buss üldse vastu peab või mis üldse saab. Aga reis oli lahe. Tagasi tulime muidugi uue reisikaaslasega, esialgu küll kõhus. Samal ajal muidugi kui enamik ütlesid, et nüüd müüte bussi maha ja reisimine on läbi. Aga ei. Ja teisele reisile läksime juba aastase lapsega. Peale 2 bussireisi siis meil hakkas Volkswagen T3 natuke väikseks jääma. Nii et valisime midagi veel väiksemat. Milleks oli siis Porsche 911. Porsche jõudis minuni 2025 aprillis. Rattad olid risti all. Täiesti juhitamatu. Esiklaas sisse ei mahtunud. Nii et 2 päeva pärast seda, kui ta siia jõudis, võtsin esiotsa lahti ja töö hakkas pihta, et saaks talveks ära minna. Kõike täiesti sirgeks ei saanud, aga nii palju sai tehtud, et esiklaasi sai ette ja sillad enam-vähem sirgeks. Aga see aasta on nüüd
plaan teha ikkagi nagu lõplikult korda see esiots. Ja väikse lisana siis backdate, mis tähendab seda, et sellele tuleb vanema mudeli esiots ja tagaots, pluss siis whitebody ehk siis nii tagumised tiivad kui esimesed tiivad lähevad laiemaks. Kõik uued keredetailid tulevad karbonist. Aga kell tiksub. Uue reisini on praktiliselt 2 kuud aega. Kõik tähtajad on muidugi marud täpseks läinud. Läheb kiireks nagu iga aasta, aga selles ei ole enam midagi uut. Aga kui sa tahad edasi näha, kas ma sellest kollasest kõverast banaanist suudan teha laiade puusadega backdate'itud versiooni 2 kuuga, siis pane subscribe ja näeme järgmine kord. Ja kõik need pusad ja T-särgid, mis on e-poes, toetavad otseselt autoehitust või siis reisi. Nii et mine soeta endale üks.